Ennast nii võimsalt väljendanud kui üldse võimalik. Põrgu on tõeline teoloogiline probleem, ma tunnistan seda. Olles täiesti aus, iso, ma ei ole sellest ise ka väga hästi aru saanud. Kuid mul on piisavalt põhjuseid uskumaks Jeesust ja Piiblit, et tunnistada, mida nemad põrgu kohta ütlevad. Kuigi ma kõike päris hästi ei mõista. Kui ma peaksin ümber mõtlema ja hülgama need kaks autoriteetset allikat, sellepärast, et mina nende põrgu õpetusest aru ei saa, siis peaksin ma kõrvale lükkama ja ära seletama kõik tõestusmaterjali, mis nende allikate poolt räägivad. Ja see on minu arvates rohkem kui põrgulikult raske. Seega ma usun isegi siis, kui ma ei mõista, aga ma pole ka päris segaduses, et mitte osata sinu küsimusele vastata. Ma olen ju ikkagi poiss. Las ma esitan 4 üldist kommentaari. Esiteks, peaaegu mitte keegi ei võta juttu põrgust kui tule ja väävli järvest sõnasõnaliselt. Piibel kasutab selle paiga kirjeldamiseks hulgaliselt metafoore, mis üksteisele vastu räägiksid, kui neid võetaks sõnasõnaliselt. Näiteks kirjeldatakse põrgut kui kohta, kus on täielik pimedus, kuid samas ka, kus on tuli. Seda kirjeldatakse kui põrgu hauda ja samuti kui järve põleva väävliga. Seda kirjeldatakse kui paika, kus on karistus, kuid samas ka täielik häving. Vahel on inimesi põrgus